nädal turgudel kätte on jõudnud 3. nädal aasta 2025. Minu nimi Urmas ja täna on esmaspäev 13. jaanuar ja tervitused taas. Kuulama siis võib-olla nädala finantsülevaadet ja vaatame üle, mis eelmise nädal toimus ja kus turud siis praegu liikumas on ning mida uuelt nädalalt siis oodata. Alustuseks siis võib-olla laiem turu ülevaade, et siin siis näha, et suuremad indeksid on olnud siin juba languses mõnda aega, et siin Heiki Nashi meetodi järgi siis on seda üsna hästi näha. Mis siit siis silma jääb? Võib-olla kõigepealt see, et Russell 2000 on siin puudutamas 200 päeva keskmist juba, et see on üsna oluline langus olnud ja Dow Jones on siis jõudnud ka siin toetustasemeni, lähenemas on sellele ka S&P 500 ja Nasdaq on samuti siis toetuspinda siin katsumas. Nii et võib-olla võime eeldada, et turg hakkab siit vaikselt nüüd järgi andma või vähemalt selline lootus juba paistab, et on kõigil suurematel indeksitel siis see toetuspind lähenemas. Ja kui me vaatame seda CMS-i, siis muidugi jah, siin on näha, et trend on praegu negatiivne S&P 500 puhul ja nädala prognoosid, vaatame need pöördepunktid, et need on meil siin üsna oluliselt paika pidanud, et kui siit nüüd jälgida, et siis oluliselt pöörded on tõepoolest just nendel aegadel toimunud, kui need pöördepunktid on esil olnud, nii et tasub võib-olla jälgida ja tähelepanekuid teha ka selles suhtes. Nüüd tsükli analüüsi poolest nädal võib-olla nii selgelt siin selles prognoosis välja ei paistnud, et pigem võib-olla siis need pöördepunktid olid olulisemad, aga nüüd kulla puhul jällegi oli trend üsna sirgelt üles, et see tsüklilisus siit praegu ka nii otseselt välja ei paistnud, et vaatame siis, kuidas uue nädala prognoosid paika peavad, need on juba üleval Patreoni kanalil patreon.com /turutrendid ja nendele saab siis ligi nii turutrendija kui turukuru tasemete kaudu ja turukuru annab siis teile ka ligipääsu minu eksklusiivsele CMS indikaatorile TradingView platvormil, mis on iseenesest üsna oluline indikaator, kui me tahame trendi jälgida siin ja leida momentum liikumisi. Nüüd tahan ka toonitada, et minu kauplemise alused ja finantsturgude analüüskoolitus on algamas veebruari alguses, 2. veebruaril ja see koolitus siis on 7-nädalane intensiivne koolitus, mille seas me siis muu hulgas ka katame ära tsükli analüüsi ja finantsastroloogia pooled ja koolitus maksab 189 eurot ja nüüd, kes siin jõuab veel lähema 2-3 päeva jooksul liituda, siis CMS indikaator on teile ka täiesti tasuta järgnevaks 6 kuuks, kui te nüüd liitute selle koolitusega. Kuni 15. jaanuari õhtuni siis selline pakkumine kehtib. Ja mis see CMS siis on, et siin on näiteks näide, eks ole, et Palantiiri puhul, kuidas see CMS on meile võimaliku trendimuutuse signaali siin üsna varajases staadiumis andnud ja see trend on püsinud siis üsna kenasti. Et mõte selles ongi, et leida sellised võib-olla pikemaajalised liikumised ja need muutused siis võimalikult trendi algusfaasis tuvastada. Kui vaatame siin tunnist pilti nüüd eelmise nädala lõikes, selles suhtes on siin näha, et see trendi muutus toimus üsna äkiliselt siin teisipäeval ja peale seda trend jäigi enam-vähem negatiivseks, et jällegi pidas üsna hästi paika. Kui vaatame nädalast liikumist, et siin oli meil siis lahknevus juba sees detsembri päris esimesel poolel ja see lahknevus on seekord osutunud siis üsnagi pädevaks, et hind on tõepoolest siin korrigeerunud alates sellest ajast saadik. Vaatame, kuidas nüüd järgmised toetuspinnad siin siis paika hakkavad pidama, et kas meil on
lootust, et põhi hakkab õige pea saabuma, või siis see langus on natuke laiapõhjalisem, et tsüklianalüüs iseenesest viitab siin üsna tugevale sellisele ohukohale veel veebruaris ka, et no vaatame, kuidas see siis lõpuks välja mängib, et vaatame siin võrdselt kaalutud indeksit, siis see on juba ilusti siin toetuspinna lähedale jõudnud, et ma arvan, et sellel nädalal ehk natukene siin põrkuvad tagasi turud, et natuke sellest hingetõmmet. Aga kui nädalast pilti vaadata, et siis see on ikka endiselt ilus ja positiivne, et siin ei ole väga olulisi muutuseid toimunud. Ja 50 päeva keskminegi on siin juba päris madalale jõudnud, et siin 28 punkti peal oli ta viimati lõpuseisuga, et tõepoolest selline korrektuur on siin aset leidnud ja eks me siis ootame, et millal ta siit jällegi hakkab ülespoole murdma. 200 päeva keskmine on jõudnud siia enam kesktasemetele. Ja VIX indeks, eelmine nädal ma arvasin, et ta siit kuskile välja mureb, ma millegast arvasin, et võib-olla hakkab taanduma see hirm, aga siiski murdis väljapoole teisipäeval ja siis sellest lähtuvalt ka ülejäänud nädal püsis üsna negatiivse trendiga veel. Sektorite poolest energia oli üks tugevamaid nädala sees, ka tervishoid ja materjalid. Aga endiselt püsivad siis soosingus siin kommunikatsioon ja tarbijakaubad ja ka finantsid. Ja insiderite tegevuse koha pealt müük oli aktiveerumas, nädala sees osteni väga üldsegi silma ei paistnud, nii et ikka püsib selline üsna oluline müügifoon insiderite poolest ka. Sesoonsuse poolest ka, eks me siin püüame seda kümnendi mustrit nüüd jälgida, vaatame, kuidas ta sel aastal välja mängib, aga siingi näitab, et jaanuar on natukene niisugune korrektuurikuu, et kas siit nüüd on oodata võib-olla väikest uut tõusutrendi, eks siis hoiame silmad lahti. Sesoonselt on S&P puhul iseenesest veebruari teine pool märts olnud niimoodi keskelt läbi niisugune negatiivne aeg, aga see nädal statistiliselt on pigem nagu negatiivse poole, ütleme nii, et isegi veel, et vaatame, kuidas see jällegi paika peab, et praegu korrelatsioon on ikkagi positiivne, et me võiksime eeldada, et see enam-vähem selline sesoonne muster paika peab, aga jällegi siuke 50-50, et kui on olnud tõusuaastad, siis on see tõus olnud ikkagi protsentuaalselt suurem kui aastatel langus. Ja Astro koha pealt, mis siit nagu silma jääb kalendrist, et iseenesest homme teisipäeval on siin väikest pinget oodata veel, aga üldiselt sellised aspektid on enam-vähem soodsad, välja arvatud siis neljapäeval, kus on Päikse Marsi opositsioon, et see on pigem olnud selline negatiivne. Ja mis mul veel siin jääb aspektidest silma, et meil on siin 15-16 ka sihitu kuu mängus, et siin võivad turud olla üsna hektilised ja 17 on ka kuu seal New Yorgi Stock Exchange'i siis Marssi puututamas, nii et selles mõttes siin on selliseid olulisi punkte veel, mida võib-olla jälgida, aga ma arvan, et see volatiilsus siiski jätkub, olgugi, et siin võib olla natuke positiivsemaid arenguid selle nädala jooksul siis vähemasti Astro poole pealt. Ja mida uuelt nädalalt oodata, et algamas on siin uus majandustulemuste aeg ja nagu ikka, pangad teevad selle siis esimese hooga lahti, et siin on oodata JP Morgani, Goldman Sachsi, siis Bank of America, Citigroupi ja Wells Fargo tulemusi ja lisaks siis ka tehnoloogiasektorist Taiwan Semiconductor ja
veel United Health näiteks võiks olla mainimist väärt. Ja inflatsioon on samuti siin keskmes nädala jooksul, et kolmapäeval avaldatakse siis detsembri tarbijahinnaindeks ja lisaks tuleb ka siis tootjahinnaindeksi ehk siis PPI number välja, mis mõõdab siis inflatsiooni seal hulgi tasandil ja vaatame, mis numbrid sealt siis meile silma hakkavad paistma. Kinnisvara jaemüük on samuti fookuses ja Fedi ametnikud siin võtavad ka veel sõna, et kuna siin kuu lõpus on toimumas järjekordne Fedi istung, et siis järgmine nädal nad enam sõna võtta ei tohi, et sellel nädalal siin päris mitu olulist tegelast, nagu näiteks New Yorgi Fedi president John Williams, Minneapolise president, siis Fedi president Neil Kashkari ja Chicago Fedi president Austan Goolsbee võtavad sõna, et võib-olla nende sõnavõtte tasuks natuke tähelepanelikumalt kuulata, et sealt siis seda fooni leida. Et ja siin siis suuremad ettevõtted ka, mida turg olulisemalt jälgib. Ja vaatame siis live-kaarte ka, et mis siit silma jääb, et tahaks välja tuua võib-olla nafta hinna liikumise, et see on nüüd olnud siin üsna tugevas tõusus viimasel ajal, alates siin detsembrist, detsembri lõpus tegelikult, jah. Ja CMS signaal tuli ka meil siin välja 2. jaanuaril ja praegu on siis see momentum väga tugevalt üles liikunud, see on 4-tunnine graafik, aga ja kulla puhul sama lugu, et nagu me siit nägime, et siis kuld on olnud väga aktiivselt tõusus eelmine nädal ja see signaal, mis siit välja tuli, oli juba nädal varem neljapäeval siis meil mängus. Ja hetkel on ta siis korrigeerumas, et kulla lähem prognoos on Patreonis üleval, nagu öeldud, et siis sealt saate täpsemat aimu, mida võib-olla oodata. Ja euro-dollar on samuti siin endiselt negatiivses foonis, et selles mõttes siit ei ole küll mingisugust muutust praegu näha olnud, dollar tugevneb ja liigub siis selle nii-öelda päriti suunas, et praktiliselt läheneme väga jõudsalt üks-ühele tingimusele, mis on selles mõttes väga pöördeline hetk, et vaatame, kas see nüüd saab teoks või tõeks või ei saa. Mis veel on siin korrigeerumas, on siis Bitcoin ja seegi üsna tavapärane. Bitcoini puhul jaanuar on tavaliselt selline sesoonselt ka üsnagi negatiivne kuu, nii et ja jällegi tuleta meelde, et tasub vaadata siis järgi seda Bitcoini eri ülevaadet, et seal on ka näha, et seal on selline tsüklilisuse muster mängus, mis praegusel juhul on täiesti tavapärane, et ma ei näe siin midagi ebatavalist hetke seisuga veel, et midagi väga põhjapanevat. Ja Tallinna börs on jätkamas oma siin aasta alguse rallit, et päris ilus tõus on olnud, et sedagi hea näha. Ja mis veel võiks välja tuua, et on siin jälgimisel olnud ka maisi futuurid, et seegi signaal sai siin ju välja käidud ja väga ilus liikumine on siit järgi tulnud. Ja lisaks on ka sojauad hakanud nüüd ilusti momentumit näitama, nii et ka siin oli signaal juba varasemalt aasta lõpus meil mängus, et ka futuuride peal töötab see signaal väga hästi. Kiire ülevaade siis veel nendest suurematest, mida me siin jälgime, et Apple on korrektuurifaasis, Amazon püsib enam-vähem tugevana ja trend positiivne veel, Google samuti üsnagi tugev, sama Meta kohta Microsoft korrigeerub, et siin oli signaal juba aasta alguses välja tulnud. Nvidia samuti peale seda konverentsi eelmine nädal siis hakkas hind üsna teravalt korrigeeruma, et vaatame, kuhu see siis ka lõpuks välja viib. Netflix on samuti negatiivsel territooriumil, aga hetkel midagi veel
väga põhjapanevat ei ütle. Tesla sama lugu, et hakkab vaikselt negatiivset trendi siin näitama, aga see võib olla ka selline lipu kujutis siin, kus ta nüüd kergelt konsolideerub ja siis tuleb uus momentum liikumine järgi. Palantir samuti. Sarnane pilt, eks ole, et korrigeerub siin ja trend on hakanud juba muutuma negatiivsemaks. Zscaler juba pikemat aega siin negatiivne, PayPal samuti korrektuuri faasis. Lululemon püsib hästi ilus ja tugev, et selles mõttes sellega veel ehk me näeme siin olulisemaid liikumisi ees. Nii et selline ülevaade selleks nädalaks. Ma loodan, et sellest on taas abi, et igal juhul kui sa tunned, et sellest sisust võiks olla ka kasu teistele, siis kindlasti jaga seda ja telli meie kanalit ka, et nii saad ka uued ülevaated kindlasti kiirelt kätte ja lülita sisse ka märguanded. Ja kõik küsimused ja ettepanekud on samuti teretulnud, võib need saata siis mulle näiteks urmas@astroloogiaabi.ee või siis siia video alla. Igal juhul edukat nädalat ja jälle kuulmiseni.